2 erinevat segu. Ja 2,4. Me võime, no tegelikult, ma teen ikka 5 kilo peal seda asja. Pool kilo. Tolmab päris korralikult. Tolmab küll, jah. $640 grammi. Natuke palju läks. Vaata, see tila ei lase ju ära. Siis kalla natuke minema. Nüüd on perses, nüüd on mul taarakaalu. Ei ole, taarakaal jäi samaks. Miks ta nii raske nüüd on? No kalla ära teeme uuesti siis. Taarakaal oli 30 ja palju vaja oli? 640. No natuke õiget sutti juurde, no see on nii nibin-nabin. No jah, see on vähim kogus. Ega ma vedelamaks saama. Jah. Aitab. No sobib, ideaalne. Ma ei tea, kas ma võtan suure viskli. Katsetamise asi. Huvitav, kas mul oli suur vispel ka siin. See ongi tugev trell. Urra! Tundub kuidagi väga liivane. Ei, no ta ongi. Ta ei tohigi väga. Ta on doseeritud tehase poolt. Konsistents tundub paras seda. See, mis segu see siis on? No see on kergploki segu. Aha. Pauroki oma. Natukene veel. Algul tagasi kõrgim. Seda peab mitu korda segama. Ja ta 5 minutit peab ootama, siis uuesti segama. Jube kleep. Noh, nüüd ta seisab natukene. Jah. Aerobki õppe veidi. Aku on 85%. No mõtlen, kas ma vaatan, mis ta siin on. Need on need märgid nagu alles praegu. Ma näen, mida siin on seina pealt, nad on näha.
panen algul ta paksema kivi, ma pean nagu nii koputama, ma saan. Aga nüüd tänapäeval on netis näha, isegi robotid teevad mörti ja panevad paika ja prinditud majad. Seda ongi vist pahtil lavid, aga veidikene on vedel või just vastupidi. Ja siis ongi hea, voola minema. Näed, niimoodi. Miks seal sellel kivil seal all see niukene? No ma tegingi sinna tšalgu. Jah. See kui kiht sai kuradi paks, aga vast näha. Selle järgi ma panengi selle. No ennem sai kui ta paksem. Seina pealt seda märki kuradi kaua. Ja siis selle rohelise järgi siis vaatad ka, et enam-vähem on ta siis loodis ja loodis enesest on siis see aparaat siin. Nii et võib olla pikal. Võid olla lühikse loodi ka mõnda, kus kummivassad on. Kummivassad ja lühike lood. Ta peab seda pidi ka enam kummivassad. Vaata, kas seal on ka joon sama kõrgem. Niimoodi ta tuleb. See panebki ühe rea paika ära. Järgneb ravimi reklaam. Ei kataraisk. Aga õhtul on ikka sammutatud. Jalgadele nooste puudulikkuse korral aitab mikroniseeritud jasmiini ja hesperitiini sisaldav hesiva 1000 milligrammi parandab veelist leevendab tuuset ja raskustunnet jalgades. Üks hesiva tablett päevas ja su jalad tänavad. Seda peab mitu korda tõmbama. Venemaal juhtib Vladimir Putin, et abinevad toorenevate riikide ühenduse BRICS-i sellega Siinias ja võivad ka sõjapõgenikest vahistada. Selline välispoliitika
ennustati Serbia pealinnas Belgradis 37 kraadi. Kreekas ja Horvaatia lõunaosa turismipiirkondades on kuuma ilma tõttu süttinud ka mitu metsapõlengut. Idaosas sajab kohati hoovihma ja pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Saartel on ilm aga päikesepaisteline. Puhub loode tuul 3–9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb homme 14–20 kraadini. Tund aega tagasi oli Ruhnus 13, Võrus, Tartus, Narvas 14, Tallinnas, Pärnus 15 ja Kuressaares 16 kraadi. 8-kordne autoralli maailmameister Toyota trooliv Sebastian Ogier ei osale juuli keskel toimuval Rally Estonial. Eesti rühmkavakoondis teenis Sofias peetud iluvõimlemise juunioride maailmameistrivõistlustelt pronksmedali. Praeguseks on koondis jõudnud ka kodumaale tagasi. Kuulame saates asjaosaliste värskeid muljeid medalist tervisõnavahetusel aga Kreeka kruusateedel. Sofias peetud iluvõimlemise juunioride maailmameistrivõistlustel tegi Eesti rühmkavakoondis ajalugu, kui võitis rõngakavas pronksi. Varem pole Eesti iluvõimlemise maailmameistrivõistlustel medalit võitnud. Kvalifikatsioonist teisena edasi pääsenud Eesti juunioride koondis esines finaalis kindlalt teenides 25,100 punkti, mis oli kvalifikatsioonivõistlusel saavutatud 0,4 punkti võrra parem esitus. Maailmameistriks tuli Sofias 26,600 punkti kogunud Bulgaaria. Anu Säärik rääkis koondise treeneri Irina Stasnikuga. Palju õnne, tegite Sofias fantastilise tulemuse. Kuidas sa treenerina rahul oled? Millised emotsioonid on? No kõige säravam see emotsioon oli muidugi peale võistlust. Praegu on juba natukene selline nagu arusaadavus, väsimus, aga me oleme väga õnnelikud. Mis käigude juurde panite võrreldes Tallinnas toimunud EM-iga, kus näiteks sellest 5 harjutusest olite 6. ja nüüd tuli pronks ja palju kõvem puhtisuma, peaaegu 3 punkti rohkem? Ma ütlen niimoodi, et enne Euroopa meistrivõistlust me olime valmis samamoodi nagu praegu enne maailma meistrivõistlusi. Lihtsalt võib-olla natukene närv vedas alla, aga nüüd peale EM-i, peale ebaennustamisi tüdrukud võtsid ennast kokku ja läksid ja tegid ja see oli super lihtsalt, kuidas nad tegid. Kas trennid on ka nii hästi välja tulnud või see oligi see? Selles suhtes ikkagi väga pikk aeg, et kõik need meie diplomeetelused, mida kogunes ikka tohutu hulk, et see menu, mida me tunda saime, et saalid olid täis ja hakkab jooksma taga. Meile ütles, et minu lapsed ei ole kunagi lahkunud oma sammudega ja saatega. Aga tore oli see, et komissaarum tõi meile ka hästi palju teisi õppejõudusid. Üks semester oli meil Merle Karusoo, kes võttis meil ikka päris korralikult vahele. No nüüd filmid. No vaata, mis jäi peale.